tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid suvist järjejuttu aastal 2026. Mina olen saatejuht Priit Öövel. Meie selle suvine suur järjejutt viib teid armastuse ja Eesti muistse õitse ajaradadele. Ja seda loomulikult muinasjutuliselt ulmelisel viisil. Selle aastane jutt jõuab teieni 5 järjestikusel neljapäeval. Autori poolt on varem Tumedate tundide 78. osas ettekandele tulnud jutt Harjusk. Seekordne jutt pärineb kirjastuse Fantaasia sarja Kaarnakirjas 2025. aastal ilmunud kogumikust Lumetüdruk, teistsugused armastused. Niisiis, alustame. Ma loen teile esimese osa Häli Kivisilla muinasjutulisest armastusloost Siidisärki kuldakörti. Aino tuli meile elama, kui ma 7 sain. Tema vanemad olid talvel 6-ajase vahega maha surnud ja Ainol polnud kedagi teist. Kuidas ma ta ihu üksi siia ilma jätan? Näägutas mu ema isa kallal. Tema vanemad olid ju üks osa kaasavarast, mille ma sulle tõin. Seda kaasavara oli olnud 30 tiini kihelkonna parimat põllu- ja metsamaad, mille ema oma vanematelt päris. Ja selle nimel oleks isa olnud nõus kas või vana kuradi vanaema naiseks võtma. Ja emal polnud sarvi peas ega saba taga, nii et isa arvates oli kaup igati parem, kui ta lootnud oli. Ja mis siis saab, kui ta suureks kasvab? Ei anna mina talle ühtegi tükki oma põllumaast, urises isa. Meie põllumaast, nähvas ema. Küll ma talle selgeks teen, et ta oma kaasavara ise peab kokku panema. Seni aga elab meie lastega koos ja töötab tüdruku eest. Minust ja Ainost said õed. Seda lähedasemad, kuna mul oli juba 3 venda ees ja veel 2 lisandusid hiljem. Kuhu läks üks, läks teine järgi. Mida mina koolis õppisin, õpetasin ma Ainole kodus. Kas või öötundidest aega juurde võttes. Tema käest õppisin ma töid kärmesti tegema ja enda eest seisma. Kui meid 2 küla jaaniõhtutele hakati lubama, jäime ikka kokku. Käisid poisid me juures üksi ja mitmekesi metsast sõnajala õit otsima kutsumas, aga Aino hoidis minu käest kinni ega lasknud end minema meelitada. Juba tol esimesel 2 oldud jaaniõhtul jäid nii mõnedki külapoisid armastusest haigeks ja käisid meie aida akna taga Ainole siivutuid luuletusi etlemas ja oma mehelikkust kiitmas. Aino ainult naeris ja keeras aknale selja. Aastatega kasvasid poisid suuremaks ja nende tähelepanu muutus tungivamaks. Aino aga ei teinud neist väljagi. Sa vist ei kavatsegi mehele minna, sõnasin ma ühel hilissuve hommikul, kui meid saunataguseid nõgeseid niitma käsutati. Ega vaeslaps tohi enne mõrsjaks saada, kui peretütar tanu all on, vastas Aino. Ma krookisin käised tugevamini kinni. Siis tuleb sul veel oodata. Aino vaatas mind pikalt, tumesinised silmad suured ja niisked nagu vasikal. Kas Tagametsa Albert pole sulle meelt mööda? Ta pole mu isale meelt mööda,
Pomisesin aidast vikatit ja luisku võttes. Küla kõige rikkama talu peretütrena oli mul kosilasi nagu murdu. Neid ei kohutanud isegi see, et olin pikk nagu ilmasammas ja sama toekas. Kui nad ainult Lauka talu väimeheks saaks, oleks nende tulevik kindlustatud. Sama teadis ka isa ja oli seetõttu nii mitmegi huvilise kosjad tagasi lükanud. Las jääb pigem vanatüdrukuks, kui et kehvikule või joomarile mehele läheb, ütles ta eile emale, kui uks tagametsa Alberti ja tema viinahaisuse hingeõhu taga sulgus. Aino võttis oma vikati ja lükkas aida ukse kinni. Oleks minul sinu mured, lausus ta ohkega. Mu 8 ainsaks heaks omaduseks on 2 kiiret kätt ja ilus lauluhääl. Sellega talupärijat ei meelita. Ta sidus põlle tugevamini oma peenikese piha ümber ja tõmbas käised üle randmete. 2 kiiret kätt on talus alati vajalikud, ütlesin ma julgustavalt. Ainult juhul, kui sellega kaasnevad vähemalt 5 tiini põllumaad ja kuhjani täis veimevakk. Me mõlemad olime oma veimevakka juba aastaid täitnud. Ema oli mulle piisavalt lina ja villa andnud ja mina jagasin sellest salaja osa Ainole, kes selle kodust toodud kirstu peitis. Aegamööda oli see poolenisti täitunud linast särkide ja pükstega, villaste sallide, kinnaste kirivööde ja voodikottidega. Me mõlemad heegeldasime, kudusime ja õmblesime talvisel ajal kohusetundlikult. Lisaks tegi Aino imelisi pitse nii laualinadele kui püüridele ning õmbles meie kõigi riided. Sauna taha viis tallatud rada. Kohale jõudnud, astusime teine teisele poole rada ja luiskasime vikatit teravaks. Siis läks lahti niitmine. Meie mõlema kaared olid laiad ja madalalt lõigatud. Nõgesed ja muu umbrohi langesid vikati terade ees laadateatri näitlejate dramaatilisusega. Me liigutasime vikateid üheaegselt ja liikusime edasi sama sammuga, aastate pikkune kogemus taga aitamas. Kui saunatagune oli kuni kruusateeni nõgestest puhtaks niidetud, tegime väikese puhkepausi. Parasjagu tuli küla poolt vanker, mida vedas valgelaubaline raudjas hobune. Mu käed ja kael tõmbusid niiskeks ja kurk hakkas kuivama. See on Laubertite hobune, kas pole? Küsis Aino silmi kissitades. Ma noogutasin. Külas räägiti, et perepoeg on linnast tagasi ja kavatseb tallu jääda. Ma noogutasin uuesti. Hobuvanker peatus meie juures ja Lauberti talu Margus naeratas meile vankrist vastu. Margus oli kena poiss ja kehalt tugev. Põskedel 2 lohku, kui ta naeratas ja ninalt edretähnid piprateradena punetamas. Suu pruntis ja punane nagu maasikmari. Ta vaatas meid ja meie tööd ja noogutas tunnustavalt. Kohe näha, et tööoskajad neidised, ütles ta sügaval häälel ja tema pilk peatus minu nõgese kaarel pikemalt kui tarvis. Mul hakkas käise kaelus pitsitama. Ma juba eelmisel kuul märkasin, et Lauka talu heinakaared on hästi niidetud. Nüüd siis tean, kes. Noh, mõned niidavad ja teised vahivad, vastas Aino surm tõsiselt. Nii see eluke juba on. Marguse nägu tõsines. Ega ma seda nii ei mõelnud. Ja kuidas sa siis seda mõtlesid? Et sõidad vankris mööda ja kiidad töötegijaid? Aino, jäta, ütlesin ma tungivalt. Ega ta paha pärast. Ega muidugi. Mõnel perepojal on aega vankriga sõita, samal ajal kui teised tööd teevad. Marguse kael hakkas punetama. Ma teen tööd samamoodi kui teiegi. Nüüd, kui kool selja taga ja su isa elupikast tööst pool surnud, tuled sa koju tagasi ja ütled, et teed ka tööd. Aino! Mu hääl oli kähe. Margus pigistas ohje ja andis nendega hobusele laksaka. Raudjas tõmbas vankri liikuma
ja Margus lahkus, pilku tagasi heitmata. Miks sa temaga nii õel olid? Küsisin, kui vanker käänaku taha kadus. Aino oli Vikati teritamise lõpetanud ja pistis luisu taskusse. Ta on 5 aastat linnas õppinud. Selle aja jooksul pole ta kordagi kodus käinud, ei suvel ega talvel. Ta isa orjab vilja ja kartohvli põldudel, omal selg haige. Ainult selleks, et noor peremees saaks endale linnakõrtsis õlut sisse ajada. Kust sina seda nii täpselt tead? Küsisin. Aino kehitas õlgu ja astus teepervel paar sammu edasi. Silmadega Vikati kaare laiust mõõtes. Küla suud ei pane keegi kinni. Ta saatis mulle silmanurgast pilgu. Kas ta meeldib sulle või? Ma kehitasin õlgu, aga põskedele tõusev õhetus reetis mu. Aino silmad läksid suureks. Ja meeldibki! Kus? Sisistasin ma. Aino langetas Vikati ja kattis suu käega. Lauberti Margus! Eeva! Kas sa mõtled seda tõsiselt? Et kui ta sulle kosse tuleks, sa läheksid talle mehele? Ma neelatasin ja teesklesin, nagu vajaks mu Vikati alumine lööpulk kohendamist. Vaikus meie vahel venis pikaks. Ma vaatasin üles ja nägin Ainot mind vahtimas, nagu ma oleks mõni Aafrika maaelajas. Ta on koolitatud ja Lauberti Meinhard on kõva töömees. Miks peaks tema poeg teistsugune olema? Ma jätsin mainimata, et ma olin Margusega enne Jaani külapoes kokku põrganud ning ta oli mulle naeratanud nii, nagu mitte keegi teine poiss ega mees mulle varem naeratanud polnud. Mul läks vasak põlv nõrgaks seda naeratust nähes ning süda hüppas kurku ja jäigi sinna. Aino võttis käe suu eest ära. Eeva, sa saaksid endale palju parema mehe kui Lauberti Margus. Kus kohast? Ma võtsin Vikati kätte ja astusin Aino kõrvale. Sättisin Vikati maha ja mõõtsin kaare laiust. Aino võttis mu käest kinni ja sundis mu paigale. Mida ta sulle lubas? Ma proovisin kätt vabaks saada, aga Aino sõrmed sulgusid tangidena mu käsivarre ümber. Eva, ma räägin tõsiselt. Mida Lauberti Margus sulle lubas? Ei ta lubanud midagi. Ta lihtsalt ütles, et talle oleks vabrikandi prouat vaja. Aino lasi mu käsivarre lahti. Ma sügasin käe selga, kuhu üks pikem nõges mulle sahmaka oli andnud ja saatsin kõrvalpilgu Ainole, kes Vikatile nõjatudes mind otse silmi tunnistas. Kui ta talu maha müüb, et siis ostab ta selle raha eest linnas õmblusvabriku ja palkab sinna tüdrukud tööle, kes linna preilnatele peeni rõivaid hakkavad õmblema. Ma köhatasin kurgu puhtaks. Ja et kuna ta on siis vabrikant, on talle sobilikku naist vaja. Ja sina oled selleks naiseks. Ma pigistasin sõrmed tugevasti Vikati varre ümber. Arvad, et ma ei kõlba talle? Et olen liiga... Ei, Eeva, ma ei mõtle üldse nii. Kui Lauberti Margus tõtt räägib, oled sina talle just õige naine. Kes käis seni talude vahet, kuni nad kõik andsid oma osa, et külale kahasse rehepeksumasin osta? Kelle mõte oli linna lihunikega käed lüüa ja kontraht valmis kirjutada, mis tagab meie talule eelisõiguse ja parima hinna oma loomade müümisel? Kes veenis isa, et uuele põllule tuleb kaalikat kasvama panna, et lehmadel oleks küllalt süüa ja annaksid rohkem piima? Seda kõike oled sina teinud. Lauberti Margus oleks õnnega koos, kui sa talle mehele oleksid nõus minema. Ma naeratasin hädiselt. Äkki saan veel õunaaia ka endale? Proovisin nalja teha. Egas vabrikandi proua linnas suitsu ja tolmu sees ei ela. Tal ikka linnaäärne maja koos aiaga. Ja sinna saab vähemalt 3 rida õunapuid istutada. Suve, sügis ja talveõunad.
Aino lõkkerdas naerda. Sul on kindlasti juba sordidki valmis vaadatud. Ma turtsatasin ja sättisin vikati maha. Margus oli mulle paberi peale puud ja maja joonistanud. Ja maja ette käsi teineteise kätt hoidmas meid kriipsujukkudena. See pilt oli mul praegugi vöö vahele torgatud. Murdekohad suurest lahti ja kinni voltimisest kulunud. Tal kosja viingi ostetud. Sosistasin ma Ainole vandeseltslaslikult, suutmata oma suurt saladust kauem enda teada hoida. Juba jaanipäevast saadik seisab see Laubertite tagakambris kapis. Aino silmad tõmbusid kissi. Juba jaanipäevast saadik, ah? Ja miks ta siis veel kosja pole tulnud? Kartis, et mu isa pole nõus. Sa ju tead, kuidas ta oma maad ja metsa hoiab. Ja kuna Aino sõnad olid mind valusamalt puudutanud, kui ma arvanud olin, lisasin ma kiirelt juurde, et ta ei arvaks, nagu kosja tulek Marguse pärast viibis. Aga mul oli nõu valmis. Ma ütlesin talle, et oodaku sügislaadani. Sealt saame kena kopika raha ja isa on sellest kergemalt nõus loobuma kui maast ja metsast. Aino noogutas aeglaselt. Selles on sul õigus. Ta saatis pilgu käänaku poole, mille taha Margus ja tema kaarik olid kadunud. Vabrikandi proua, sõnas ta enda ette. Vikati tera maha asetades naeratas ta mulle. Loodame siis, et sügislaat hästi läheb. Saab vähemalt üks meist parema elu peale. Kuidas? Vähemalt üks meist. Sina ikka ka. Kes mind kaasa varata tahab? Lähed sina linna, ei mindki siin kauem hoita. Eriti veel, kui su vanemad arvavad, et ma Karl Augustile silma heidan. Aga sa ei heida ju. Ta sinu jaoks liiga tönts ja tõsine. Ma kortsutasin kulmu, uskumata, et mu noorem vend, aga talu tegelik pärija Ainole huvi pakuks. Mis see loeb, mida mina teen? Poeb see mõte su ema pähe ja ma lendan siit talust nagu pisuhänd võõrest aidast. Aga siis tuled sa minuga linna kaasa. Õmbleja preiliks või vabrikandi proua tüdrukuks? Aino, see pole õiglane. Sa tead ju, et me oleme südamesõsarad. Täpselt nii. Me oleme südamesõsarad, mitte tegelikud õed. Ja su vanemad teavad seda samuti. Ta ajas selja sirgu ja hakkas niitma. Selg kühmus ja käed vihaselt liikumas. Järgmisel nädalal võttis ema Aino linna kaasa oma iga-aastasele linnapäevale. Tavaliselt käis ta linnas pärast Mihklipäeva. Aga kuna lõikusaeg polnud veel käes ja muud tööd olid joone peal, kasutas ta juhust ära. Mina jäin rõõmsalt koju. Terve päev ema järel mööda Munakivisillutist kõndida ning poodides tema tingimist ja nurinat kuulata polnud minu arusaamine heast ajaveetmisest. Aga Aino armastas poodides käia ja eriti linna riide moodi uurida. Ma võtsin aidast marjakorvi ning seadsin sammud metsa poole. Metsa taga oli järv ja järve taga raielagendik, kus kasvasid vaarikavarred, mis ka minust pikemad olid, ja kandsid suurimaid ja magusamaid marju kui ükskõik mis muu koha vaarikad. Mu korv sai paari tunniga täis ning ma asusin tagasi teele. Mööda järve kallast läks kruusatee, mis järve lõunakaldal viieks hargnes. Sellel 5 tee ristil seisis üks poiss. Pikk ja kõhetu, püksisääred vaevalt luupekseid katmas. Linane särk läbi higistatud ja kotina ta kõhna keha ümber rippumas.
mustad sakris juuksed turritasid peas igale poole ning erksavärviline murumüts kattis pealage. Mu samm takerdus üksnes viivuks. Polnud külas poissi, kes oleks julenud mulle liiga teha. Ma astusin pika sammuga edasi. Poiss kraapis toikaga kruusa nii, et kogu tee tolmas. Kui ma temast umbes 10 sammu kaugusel olin, tõstis ta pea. Ta silmad läksid mind nähes suureks ja ta kargas ehmatades mitu sammu tagasi. Ma vaatasin kruusateele tehtud kritseldusi, et talle aega anda ja et ma ei peaks tema ilmet nägema. Ma olin juba harjunud, et võõrad mehed, kes ei teadnud midagi minu päritolust ja mu talu suurusest, vaatasid mind esialgu imestusega, mis aga üsna kiiresti haletsuseks muutus. Poiss oli kruusa sisse sirgeldanud kriipse ja ringe, tähti ja laineid. Kui ma arvasin, et ta oma tavapärase näoilme tagasi on saanud, tõstsin pilgu ja küsisin. Kas nõiategusid ei tehta mitte öösel ja täiskuu ajal? Poiss sirutas jala välja ja hakkas kiiruga sümboleid kustutama. Mede rahvas teeb neid päeval, vastas ta. Annab parema tulemuse. Ja mis nõiategu sa siis teed? Küsisin ma, ise imestades, et poiss oma tegemisi ei varjanud. Mul on naist vaja. Eite taati ütlevad, et ma piisavalt vana. Ega selle jaoks pole ristteel vaja kruusa sees sirgeldada, vastasin. Piisab, kui sobiva neiu vanematele ettepanek teha. Poiss seisatas, sügas kaela ja piidles mind alt kulmu. Ma pole siitkandi mees. Ei tea, keda kosida. Kosi siis enda külast. Pole sellist, keda tahaks. Ja millist sa siis tahad? No, sellist, kes suurt talu oskaks majandada ja iga väiksema asja peale hirmust hüppama ei hakkaks. Seda öeldes kukkus ta müts peast maha. Kui ta kummardas, et seda üles võtta, märkasin ta juuksesalkude vahelt 2 sarvemügarikku turritamas. Väikesed, aga sissepoole kaardus ja teravate otstega, nagu parimal tõupullil. Poiss haaras maast mütsi ja surus selle taas pealaele, kuhu see jäi ausõna peale paigale. Ma hoidsin end rahulikuna, kuigi mu süda oli kiiremalt põksuma hakanud. Küll ma juba teadsin, kes siin ristteel minu ees seisis. Vana pagana enda poeg. Kui suur see talu on, mida majandada vaja? Küsisin ma alles jäänud sirgeldusi vaadates. Poisi hääl elavnes. Suurem kui kogu siinne kihelkond kokku. Ei nii suurt talu olemas ole, vastasin ma uskumatust teeseldes. Miks ei ole? Kohe siin samas on, vastas poiss. Ei usu ma sind. Pilkasin ma ettevaatlikult edasi. Poiss tegi käega kerge liigutuse ja risttee kõrval seisev rändrahn pragunes pooleks. Sellest praost nägin ma suuri taluehitisi ja 10 aitasid, loomalautasid ja hobusetalle, pikki akendega hooneid, kus eeldatavalt elas teenija rahvas. Põldudel kolletasid rukis ja nisu, vohasid kartofflid ja kapsad. Suurtel karjamaadel nosisid lambad ja kitsed heina süüa. Laisk jõgi voolas põldude vahel ja kadus tihedasse metsa. Kauguses kõrgusid mäed, nagu meie kihelkonnas kuskil polnud, ja nende ees oli kivikarjäär, kus pisikesed hingelised töiselt ringi sibasid. Vilksasin veel korra poissi vaadata. Ta polnudki nii noor, kui olin oletanud. Tema kõhnus oli mind eksiteele viinud. Teda lähemalt vaadates arvasin ta vanuseks olema 5 ja 20 aastat. Tema laup oli kõrge,
aga mure kurde täis. Silmad sügaval koobastes ja põsed lohkus. Liha luudel vaid nii palju kui hädavajalik, aga pikkuselt olime peaaegu võrdsed. Tema ainult poole peajagu minust lühem. Ilme kummaliselt lohutamatu ja samas säramas uhkusest oma maade ja põldude üle. Need põllud lähevad silmapiiri taha, ütles poiss. Ja mets on korralik, mitte mingi pajuvõsa. Aidad on kulda ja hõbedat täis. Siidi ja sametit ajab ülegi. Mu vanatädi, kes oma elu lõpuaastad meie talu kostil oli, armastas rääkida vanapaganatest ja muudest ööolenditest ja ütles juttu alustades alati, et kui 2 vanapagana pead kokku panna, saab tulemuseks ehk poole mõistuselise looma. Mul tuli nõu seda teooriat järele proovida. Siis pole sul ju muud vaja teha, kui seda kõike sobivale tüdrukule näidata, vastasin ma kergelt. Ei nad mind taha, vastas poiss. Kust sa tead, kui küsinud pole? Aga kellelt ma küsin? Sa oled ainuke, keda ma siiani näinud olen. Mul on sulle üks tüdruk soovitada, ütlesin ma aeglaselt, salamisi rõõmustades, et vanatädil oli õigus olnud. Virk ja tubli, ilusa lauluhäälega, ei karda hunti ega näkki. Poiss uuris mind tähelepanelikult ja kuumalaine voogas üle mu keha. Ega ma ennast paku, sõnasin ma kiiresti ja tõstsin marjakorvi kaitseks enda ette. Tule lauba õhta Lauka talu sauna juurde. Kui kõik saunalised lahkunud, jääb pesija ise sauna. Tore tüdruk. Ma ei valetanud. Mina ja Aino olime juba 3 aastat järjest kord nädalas vallavaeseid pesnud. Kohustus, mille mu ema oli meile pannud, kui nägi, et ma 18-aastaselt ikka veel mehele polnud saanud. Vallavaeste saunatamine pidi mind näitama heast, suuremeelsest küljest. Ja Aino tuli minuga kaasa, nagu alati. Sel lauba õhtul. Ma noogutasin. Poisi silmad tõmbusid naerukile. Olgu nii. Saunaõhtu jõudis kätte ja me Ainoga vihtlesime ja pesime kõik vallavaesed puhtaks. Kui viimane saunaline lahkus, sättisin ma end leiliruumi lavale istuma pikk särk seljas. Aino istus minu kõrvale. Oled sa kindel, et ta tuleb? Küsis Aino. Ta nägi nii meeleheitel välja, et oleks ka siis tulnud, kui ma ennast oleks välja pakkunud. Vastasin ma enesekindlalt. Tee sina nii, nagu ma sulle ütlesin ja saad endale kaasavara, mida pole kuberneril endalgi. Ja siis võid sa ise valida, kellele mehele lähed, kui üldse lähed. Vanapagan tuli tõlla mürinal kella pealt südaöösel, aga ei saanud sauna sisse, sest enne sauna tulekut olin ma ettevaatuse mõttes uksele issa ristikese joonistanud. Kui nägi, et tee on tõkestatud, hakkas ta Ainole oma poega kiitma ja tüdrukut saunast välja meelitama. Aino aga puikles vastu, et pole särki selga ega pärga pähe panna. Sattus nii hoogu, et oleks peaaegu kõik ühe korraga välja ladunud. Ma laulsin lava pealt vaikselt, et vanapagan ei kuuleks. Üksi õeke. Alles siis taipas Aino hinge tõmmata ning riideid ja ehteid ükshaaval küsida. Vanapagana poeg käis muud kui kodu ja sauna vahet ja tõi Ainole aina uusi ihuvarje, mida too rõõmuga selga passitas. Viimaks said Ainol soovid otsa ja ta astus saunast välja. Ma tõmbusin leiliruumi nurka, et vanapaganad mind ei näeks. Samal hetkel kires kukk ja vanapagan kadus koos poja ja tõllaga kui maa alla.
Ma lipsasin saunast välja ja ahetasin Ainot nähes. Roosas koidukumas sätendas ja ilutses Aino kaunimalt kui printsimaa kuninganna. Tema käsivarsi ehtisid hõbe ja kuldvõrud ja kaelas oli mitu värviliste kividega kaunistatud keed. Ma haarasin Aino embusse ja me kepslesime ja karglesime sauna ees nagu sõgedad. Nüüd on sul kaasavara rohkem kui küll, ütlesin ma viimaks. Aino silitas käega pärga, mille alläär oli hõbemüntidega palistatud. Rahatükid kõlisesid elavalt üksteise vastu. Piisavalt, et väljaviskamise korral end ära elatada, sõnas ta vaikselt. Ja järgmisel lauba õhtal saan mina oma jao, laususin mina. Aino kallistas mind tugevasti. Pole paha ühe vaeslapse ja talutütre jaoks, ütles ta. Ma kallistasin Ainot vastu. Üks nädal veel ja Margus saab mulle kossja tulla. Sosistasin ma ta linavalgetesse, niisketesse juustesse. Järgmisel laubaõhtul läksin ma üksi saunalisi vihtlema, sest Aino oli terve päeva köhinud ja läkastanud kui kondi kurku tõmmanud koer. Poolel teel sauna märkasin, et olin oma healõhnalise kaseviha koju jätnud ja tõttasin maja poole tagasi. Viht oli jäänud magamiskambrisse voodi peale. Ma kahmasin selle kätte. Samal hetkel läks maja uks lahti ja ma kuulsin Ainot lausuvat. Ära karda, Eeva on juba saunas. Tule tagakambrisse, mul on kõik valmis. Ma tardusin paigale. Mida tegi Aino majas, kui ma olin talle vaevalt enne sauna minekut aita teekruusi viinud? Ja kellega ta rääkis? Oled sa ikka kindel? Ma nagu nägin teda maja nurga juures. Ütles hääl, mida ma jaanipäevast alates väga hästi tundma olin õppinud. Ja mille omanikku olin ma just eelmisel päeval vannutanud rahulikku meelt säilitama ja ootama, sest mul olevat talle üllatus, mille sugust ta oodata ei oskavat. Miks oli Margus siin ja veel koos Ainoga? Kambri kaugemas nurgas seisis kõrge lakksirm, mida me Ainoga kasutasime, et mu vennad meid riidepaneku ajal ei näeks. Enne kui ma arugi sain, olin ma sirmi taha pugenud. Uks läks lahti ning Aino ja Margus astusid magamiskambrisse. Ma katsin suu peopesaga, et nad mu hingamist ei kuuleks ja pigistasin teise käega vihta. Valesti nägid. Eeva läks juba ammu sauna. Nii kiire on tal oma kaasavara kogumisega. Heitis Aino üle õla Margusele. Köhast ja läkastamisest polnud ta hääles jälgegi. Oled sa kindel, et vanapagan sama triki otsa läheb? Eeva arvab, et vanapagana mõistus pole suurem kui linnul. Mina arvan, et on. Ja et isegi vanapagan 2 korda sama reha otsa ei astu, sõnas Aino vastu. Margus mühatas. Kas sul temast sugugi kahju pole? Vanapaganast. Eevast. Aino astus voodile lähemale. Eeva on talutütar. Üks rikkamaid kogu kihelkonnas. Ta võib kahju tundeta ükskõik kelle kosjad tagasi lükata. Ja ainsaks tagajärjeks on see, et ta vanemad peavad talle uue kosilase leidma. Mis saaks aga minust? Ma jääksin alati Eeva tüdrukuks või saaksin paremal juhul popsi naiseks. No, Lauberti talumaa on kihelkonnas suuruselt teisel kohal. Aino pööras ringi ja naeratas. Ta pani käed Marguse kaela ümber ja tõmbas tema pea enda oma vastu. Ta pidi selleks kikivarvukile tõusma. Ma tahtsin öelda, et enne seda kaasavara kogumise plaani oleks ma pidanud Eeva tüdrukuks jääma või popsile mehele minema. Aga nüüd, kus mul on tõeline kaasavara,
saan ma end välja pakkuda kõige nägusamale ja töökamale mehele, keda mu silmad kunagi näinud on. Sõnas ta madalal meelitaval häälel. Marguse kõrisõlm jõnksatas ja ma pigistasin silmad kinni. Kui ma need uuesti lahti tegin, olid Aino ja Marguse huuled üksteise vastas ja tundus, nagu tahaksid nad üksteisel näod peast ära süüa. Ma ei saanud neilt kahelt silmi ära pöörata, kuigi mu kõhus pöörles tuulis pask, mis mind aeglaselt ribadeks tahtis kiskuda. Aino tõmbus Margusest eemale. Aitab küll. Võta kirstu otsast kinni ja hakkame minema, ütles ta Margusele. Ma ei kavatse siia jääda kauemaks kui tarvilik. Vaat, kellel nüüd kiire on, tögas Margus. 6 päeva tagasi ei leidnud sa mu kohta ühtegi head sõna, aga nüüd käsutad mind nagu abielunaine kunagi. Aino kummardus ja sikutas kirstu voodi alt välja. Mul polnud enne eelmist nädalat põhjust sulle tähelepanu pöörata, sõnas ta ja avas kirstukaane. Kirst oli pilgeni täis. Kõige peal ehted ja riided, mille me eelmisel laupäeval vanapagana käest välja olime tüssanud. Margus astus samuti kirstule lähemale ja vaheseina prao vahelt nägin ma nende 2 nägusid. Mõlema silmad hiilgasid kulda ja karda nähes ning Marguse keel käis limpsti üle alumise huule. Aida, tüdruku elu! Tere tulemast, vabrikandi proua! Sosistas Aino. Ta sulges kirstukaane, lukustas selle ja võttis kirstu kitsamasse otsa kinnitatud sangast kinni. Lähme nüüd! Lakk-sirm langes kolinal maha, kui ma kogemata liiga tugevasti selle vastu naaldusin. Margus ja Aino vaatasid ehmunult üles. Me vaatasime üksteist vaikides pika hetke jooksul. Marguse näol oli kimbatus, Ainol kohkumus. Miks, Aino? Küsisin ma, kui ma mõtted viimaks sõnadeks sain sätitud. Sa teadsid, et Margus mulle meeldib. Sa teadsid, et ta plaanis mulle kossja tulla. Meist 2 oled ainult sina peretütar, vastas Aino. Aga see siin, ma osutasin käega kirstu poole. See on ju täiesti sinu oma. Selle eest saaksid sa pisikese õmblustöökoja linnas, katkestas Aino mind. Ja elaksin iga päev linnapreilide armust. Ma eelistan olla vabrikandi proua. Margus, küsisin ma, silmad veekalkvel. Marguse nägu oli punaseks tõmbunud ja ta tammus jalalt jalale. Ma lähen täna sauna oma kaasavara järele. Sellest piisab. Ma ei usalda vanapaganat, vastas Margus. Kui täna õhtul midagi valesti läheb, pole sul midagi. Aga sügislaadal. Margus heitis käega kirstu poole. Siin on 10 korda rohkem vara, kui sa sügislaadalt saaksid. Mu kurku tõusis klomp, mida ma ei saanud alla neelata, kuidas ma ka ei pingutanud. Aino haaras kirstusangast uuesti kinni. Margus järgis tema eeskuju. Nende proosalikku hoiakut nähes hakkas viha minu sees kobrutama. Ma astusin üle lakksirmi. Olen ma teile mingi tola juula, narri kannikas, keda te oma tahtmise järgi ringi loobite, küsisin ma. Aino laskis kirstust lahti ja astus minu juurde. Ta pani oma käed minu ümber ja embas mind. Eva, anna mulle andeks. Ma ei tee seda sinu vihastamiseks ega arvete õiendamiseks, sest sa oled olnud mulle tõeliselt õe eest. Aga sinu tulevik on kindlustatud ka ilma vanapagana varanduseta, sosistas ta. Me saaksime... Ei, Eva, ära tee endale häbi. Ära palu ega nuta. Aino astus tagasi ja silitas mu juukseid. Ta silmad olid veekalkvel ja suu nutuvõrus. Jumalaga, südame sõsar.
Nad tassisid kirstu kahe vahel kambrist välja. Mu jalad andsid järgi ja ma vajusin põrandale lösakile. Tahtsin karjuda, aga ühtegi heli ei pääsenud mu kõrist. Sulgesin silmad, aga vaimusilmas nägin Ainot ja Margust musutamas. Nõtkusin küljelt küljele, pisarad silmalaugude taha kogunemas. Korraga sahmatas vits üle mu näo ja mu ninna hakkas kaselehtede magus lõhn. Avasin silmad. Olin end kogemata kasevihaga löönud. Nagu unes ajasin end jalule ja vedasin end sauna. Sinna oli kogunenud juba üsna mitu külanaist. Sisse harjunud liigutustega vihtlesin ma kõik saunalised läbi ja pesin puhtaks. Keskööl olin saunas päris üksinda. Ja vanapagan tuli taas oma tõlla ja pojaga. Tule välja, tütreke. Poeg mul juba valmis, kodus pulmalaudki kaetud. Ära pirtsuta ega pahurda. Ma kraaksatasin. Sauna ei saanud vanapagan tulla, sest rist oli ikka veel ukse peal. Ei saa tulla, pole riideid selga panna, sõnasin ma leelotades. Aino hele hääl kõrvades kumamas, mälestus eelmisest lauba õhtast pea sees kraapimas. Küll lasen kodust riideid tuua. Ütle, tütreke, mis sul tarvis? Naeruhoog raputas mind. Kõik oli täpselt nii nagu nädal aega tagasi. Ainult 2 tüdruku asemel oli saunas vaid 1. Aino sõnad torkasid mind. Või et vanapagan ei astu 2 korda sama reha otsa. Vaatame järele. See on teine kord, kus ma oma vanatädi teooria proovile sain panna. Kui Aino sai endale kaasavaraks kulda ja siidi ja hõberahadega pärja, miks ei võiks minagi sedasama ja veel rohkem saada? Ja Margus muudaks meelt ja tuleks mulle kossja. Ma tean seda. Aino võib võtta oma kirstu ja minna linna ja hakata õmblejaks või kelleks tahes. Küllap seal saab ta piisavalt tööd. Ka linnapreilid on ilusate riiete järele ahned, ükskõik mida Aino nende kohta ütles. Mida neil vaja olekski? Särke ja seelikuid, kübaraid ja kasukaid. Täpselt nagu minulgi. Selga tarvis siidisärki, ümber tarvis kulda körti, vööle tarvis kirju vööda, jalga tarvis siidisukka, pähe tarvis hõbepärga. Laulsin ma leiliruumi uksepiida vastu nõjatudes ja meenutades, mida Aino oli vanapaganalt küsinud. Ja lisasin sinna omalt poolt veel hulga muid ehteid ja riideid juurde. Kui vanapagana poeg oli kõik kohale toonud, riietasin end vaikides ja surusin pärja pähe. Ka selle all ääres kilisesid hõberahad lõbusasti üksteise vastu. Pisike paberitükk paistis mu vanade riiete kuhja alt välja. Võtsin selle kätte ja voltisin lahti. Mina ja Margus kriipsujukudena õunaaia ja maja ees seismas. Libistasin pöidlaga üle joonistuse. See unistus võis veel tõeks saada. Voltisin paberi kokku ja pistsin vöö vahele. Kui ma saunast välja astusin, taipasin, millise vea ma olin teinud. Öö oli alles poole peal. Pöördusin kiirelt sauna poole tagasi, aga vanapagan oli juba minu ja sauna ukse vahele astunud. Ta selg oli nii lai, et kattis ukse täielikult. Ülejäänud hooned olid kaugel ja mu uhked riided ja ehted liiga rasked, et sarvikute eest minema pääseda. Vanapagana poeg nõjatus tõlla vastu, kõhetu keha pulmarõivaisse riietatud, suu virilal muigel. Mulle meenus, kuidas eelmisel nädalal Ainot täis ehetes nähes,
oli ta end sirgu ajanud ning rinna kummi lükanud. Pisarad mu silmades kuivasid olematuteks. Tulgu, mis tuleb, aga vanapaganate ees ei hakka ma ennast nõrgana näitama. Aksel, aeg on minna, sõnas vanapagan. Vanapagana poeg tegi tõlla ukse lahti. Ma saatsin veel korra pilgu maja poole, aga vanapagan seisis nüüd mu selja taga ja hingas mulle kuklasse. Aeglaselt ronisin ma tõlda ning vajusin sametpadjale istuma. Aksel järgnes mulle ja istus minu vastu. Vanapagan sättis end poja kõrvale ja tõmbas ukse kinni. Tõld hakkas liikuma. Saimegi kaubale, hõõrus vanapagan hea meelest käsi. Mu tulevane silmitses mind. Saime, jah, vastas ta mitte just eriti entusiastliku hääletooniga. Käitu korralikult, ütles vanapagan vaikselt. Said endale naise ja täpselt õigel ajal. Aksel ei vastanud, vaid pööras pea kõrvale ning jäi tõlla aknast välja vahtima. Te kuulsite esimest osa Häli Kivisilla ulmejutust Siidisärki kuldakörti. Järgmine osa täpselt nädala pärast. Kui aga jutt lõppes liiga põneva koha peal ja nädala aega kannatada ei jaksa, siis hakka meie toetajaks lehel patreon.com/tumedad tunnid ja kuula tervet juttu algusest lõpuni juba praegu. Seni jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!